Tervist, mina olen Liina Talgre Eesti Maaülikoolist ja minu põhiline uurimissuund on maheviljeluse uurimine, et keskendun siis nii mullaviljakuse probleemidele, umbrohtumuse vähendamisele kui ka siis saagi parandamise võimalustele. Ja täna räägin ma teile vahekultuuride tähtsusest külvikorras. Et tegelikult selle õigesti planeeritud külvikorraga me saame väga palju ära teha, et sellega parandatakse mulla kvaliteeti, surutakse alla umbrohtusid, soodustatakse mullaelustikku ja takistatakse ka haiguste levikut. Ja vahekultuurid külvikorda liidetuna on väga olulised siis haljasväetised ja neid kasutatakse põhikultuuride vahel mulla parandamise eesmärgil. Ja vahekultuur külvatakse siis kohe pärast põhikultuuri koristamist ja tema kasvuperioodi pikkus peaks olema vähemalt 50 päeva. Ja meil Eesti tingimustes tähendab see seda, et vahekultuur peaks saama külvatud augusti esimeses pooles. Ja vahekultuurid küntakse siis mulda kas vahetult enne maa külmumist sügisel ja enamasti kasvatatakse sellisel juhul mittetalvituvaid vahekultuure ja talvituvad vahekultuurid küntakse mulda kevadel ja tegelikult eelistada tulekski siis talvituvaid, sest nende efekt on suurem. Ja vahekultuure saab edukalt kasvatada ka minimeeritud mullaharimise korral ja otsekülvi kasutades. Lihtsalt tuleb valida liigid, mis siis kas talvega hävivad või nende hävitamine mullaharimise käigus on lihtne. Ja vahekultuuride puhul on oluline siis ka see, et nende poolt seotud toitained vabaneksid mullas kiiresti ja oleksid kasutatavad järgmisel kultuuril saagi moodustamiseks. Kui nüüd vaadata vahekultuuride tähtsust, siis võib-olla kõige olulisem roll ongi vahekultuuridel leostumise ja erosiooni vähendamine. Et kui siit jooniselt ka nüüd näha, siis seal, kus on kasutatud nii-öelda püüdjakultuuri ehk vahekultuuri, on lämmastiku leostumine oluliselt madalam kui seal, kus me seda vahekultuuri kasvatanud ei ole. See on nüüd Eestis läbi viidud uuring. Edasi mullaviljakuse parandamine ja mullaelustiku aktiveerimine on ka jällegi üks oluline põhjus, miks me peaksime kasvatama vahekultuure. Samuti lämmastiku sidumine ja seoses sellega ka kliimamuutuste leevendamine. Vahekultuurid kaitsevad mulda veepiiskade purustava mõju eest ja nad on umbrohtude, taimehaiguste ja ka kahjurputukate alla surujad ja seega ka tavatootjale väheneb sünteetiliste taimekaitsevahendite kasutamise vajadus. Vahekultuurid aitavad parandada ka mulla struktuuri ja vähendavad siis kultuuride kasvatamisest tingitud negatiivseid mõjusid, mis tekivad ühe kultuuri kasvatamisel mitmeid aastaid järjest, ehk siis vähendavad allelopaatilisi mõjusid. Ja vähem tähtis ei ole siis ka järgneva kultuuri saagikuse parandamine. Ja eelistada tuleks siis just talvituvaid vahekultuure, et see mullapind oleks kaetud ka talvel. Ja siin fotol on siis üks segu talivikist ja rukkist, mis on kevadel alustanud peale lume sulamist kasvu. Vahekultuuride valikul külvikorda tuleb arvestada kindlasti külvikorra põhiliikidega, et botaaniliselt sarnaseid liike ei tohi haiguste ja kahjurite leviku tõttu kasvatada liiga sageli. Ja üks problemaatilisemaid haigusi, millega me kindlasti peame arvestama, on siis ristõieliste nuuter. Ja külvikorras, kui on juba olemas kas raps või rüps, siis kui me kasutame veel vahekultuurina ka ristõielisi, siis kaasneb just selle nuutri leviku oht.
Millised omadused siis vahekultuuridel peaksid olema, et kindlasti peavad nad olema kiire kasvuga ja hea mullakatvusega. Et oluline siis, et nad sügisel hakkaksid kiiresti kasvama, sellega nad katavad ära mullapinna, varjutavad mullapinna, umbrohud ei saa hakata levima ja see muld on siis kaitstud ka paremini näiteks veepiiskade purustava mõju eest. Siis kindlasti peaks neil olema väike külvisenorm ja soodne seemne hind. Et vahekultuuride puhul see seemne hind, kui teha keerulisemaid segusid, võib kujuneda väga kõrgeks. Siis kindlasti hilisem õitsemisaeg. On teada, et kui taim läheb õitsema, siis ta enam biomassi juurde ei moodusta, vaid ta panustab seemnetesse ja vahekultuuri puhul on just oluline see suur biomass. Siis nad peavad olema kindlasti head toitainete kogujad ja hõlpsasti kõrvaldatavad, et nad ei jääks järgnevasse kultuuri umbrohuna kasvama. Kui nüüd vaadata vahekultuurideks sobivaid liike, siis talvituvaid liike tegelikult meil väga palju ei ole. Et on teada-tuntud talirüps ja raps, mida saavad siis kasvatada vahekultuurina teraviljakasvatajad, kellel neid liike põhikultuurina külvikorras ei ole. Siis talirukis, väga hea vahekultuur, mis ei moodusta küll väga suurt biomassi, kuid ta on väga hea umbrohtude allasuruja. Ja talioder samamoodi, et kes kasvatab taliotra, siis sellise peenema seemne saab kasutada ära vahekultuuri külviks. Ja uuematest liikidest siis talivikk. Et talivikk on nüüd meie katsetes olnud alates 2017. aastast ja ta tõesti on kõikidel aastatel ilusti talvitunud ja kevadel alustab väga varakult kasvu ja moodustab kevadel veel korraliku biomassi. Need liigid, mis ei talvitu, nende nimekiri on nüüd tunduvalt pikem ja kui nüüd hakata siit vaatama, siis esimene nendest kultuuridest vasakul on kesaredis. Kesaredis moodustab hästi suure lehekodariku ja kui ta on varakult augusti esimeses pooles külvatud ja mullas on piisavalt niiskust kogu kasvuperioodi, siis moodustab ka suure juure, nii et tal on enam-vähem juur ja maapealne mass võrdsed. Järgmine selles reas on valge sinep. Valge sinep ka, kui ta külvata võib-olla natuke hiljem, siis tema moodustab ka väga suure biomassi. Valge sinep on pikapäevataim ja seetõttu väga vara, ütleme seal juuli viimastel päevadel, augusti esimestel päevadel külvatuna võib ta minna õitsema. Et seetõttu sobib just sellistesse augusti keskpaiga külvidesse paremini. Ja viimane sellel pildil ristõielistest on siis õlirõigas. Õlirõigas moodustab ka sügisel hästi suure lehekodariku, varjutab väga hästi mullapinda, surub alla umbrohtusid, aga õlirõigas on ka siis vahekultuuridest kõige tugevama juurega. Et tema juur läheb kenasti läbi ka mulla tihesest ja kobestab seega künnikihi alla tekkinud mulla tihest. Edasi kõrvalpildil on siis keerispea ja tatar, et vara külvatuna seal juuli lõpus, augusti alguses jõuab ta headel soojadel aastatel mõlemad liigid minna õitsema ja nad on sellepärast head vahekultuurid, et moodustavad kiiresti suure biomassi ja neil ei ole meie põllukultuuridega ühtegi ühist haigust ega kahjurit. Seetõttu nad toimivad ka põllu sanitaridena. Vahekultuuridena võib kasvatada ka hernest ja uba, et tootjad, kellel nad nagunii külvikorras on ja seemet on, siis miks mitte lisada näiteks vahekultuuri segusse hernest või uba. Ja siin on mul välja toodud ka 2 üheaastast ristikut, nendeks on siis Aleksandria ristik ja inkarnaatristik, et sügisese vahekultuurina külvates nad olulist biomassi moodustada ei jõua
meie tingimustes nad ei talvitu ka, nii et nad oleks mõistlik külvata siis segusse, kus nad täidavad sellised tühemikud ja jäävad alustaimikuks. Ja nendel 4 viimasel hernesuba ja 1-aastased ristikud on siis lisakasu see, et liblikõielistena seovad nad õhust lämmastikku. Vahekultuuride biomassi saaki mõjutab hästi palju ilmastik ja see sügisene ilmastik, kui palju koguneb efektiivsete temperatuuride summat, efektiivsed temperatuurid on siis üle 5 kraadi, et see on vahekultuuride kasvatamisel hästi oluline. Et kui siit nüüd vaadata ka siis 2017, kui me oma katsetega alustasime, oli selline hästi vihmane, hästi märg ja suhteliselt tagasihoidlike efektiivsete temperatuuridega aasta, et efektiivseid temperatuure kogunes isegi vähem, kui on pikaajaline keskmine. Seevastu 2018 oli jällegi hästi kuiv, et varajased külvid ei idanenud, vaid idanesidki alles siis, kui tulid esimesed vihmad seal 12. augusti paiku Tartus. Aga samas aasta oli efektiivsete temperatuuride poolest hästi hea, et oli pikk ja soe sügis. 2019 ja 2020 on mõlemad olnud sellised suhteliselt keskmised aastad, et 2019 oli sademete poolest ja ka temperatuuri poolest keskmine ja 2020 oli siis natuke kuiv, aga soe. Ja nagu siit kõrvaljooniselt on näha siis, et kui 10 päeva hilisem külv teha, siis seal on oluline vähenemine efektiivsete temperatuuride osas ja 10 päeva hilisemat külvi tähendab ka tegelikult umbes 1 tonni võrra väiksemat biomassi saaki, et see joonis nüüd on konkreetselt valge sinepi biomassi kohta. Ja eelmise jutu illustreerimiseks siis ka, et siin on siis eraldi aastad välja toodud, et 2009 ja 2010 me tegime katseid siis vahekultuuride üksikliikidega ja siin on siis näha kõige vasakpoolsel ja järgmisel pildil on valge sinep. Et kui 2009 oli selline võrreldav aasta 2017-ga, siis see biomassi saak jäi sinna 1 tonni kanti ja taimik oli umbes 10 sentimeetrit kõrge. 2010 on võrreldav siis 2019. aastaga ja nagu te näete, siis taimik on seal 40 sentimeetrit kõrge ja biomassi saagiks kujunes circa 3 tonni kuivaines hektari kohta. 2015 ja 2016 jällegi 1 aasta vihmane külm, teine aasta soe ja pikk sügis korralike efektiivsete temperatuuridega ja jällegi biomassi vahed on olulised. Vahekultuuride kasvu mõjutab kindlasti ka eelvili ja siin alumistel fotodel on siis näha, kus on ühesugust segu, mis koosnes siis talivikist, keerispeast ja tatrast kasvatatud talinisu järgi ja talirüpsi järgi. Jällegi talinisu põhku on teatavasti hästi palju, see talinisu põhk on hästi laia süsiniku lämmastiku suhtega, laguneb halvasti, seetõttu põhu lagunemiseks kasutatakse mullast mikroorganisme, mikroorganismid kasutavad mullast lämmastikku ja seetõttu tundub, et see talipiki keerispea tatra segu on talinisu järgselt jäänud ikkagi toitainete puudusesse, et seetõttu on ka see biomass väike, aga seal, kus on eelviljaks olnud talirüps, jällegi biomassi saagiks kujunes ligi 3 tonni kuivaines hektari kohta. Ja siin vahekultuuride kasv sõltub hästi palju külviajast.
Ja siin on nüüd 2017. aasta fotod, kus on siis visuaalselt ilusti näha, kuidas see külviaeg mõjutab vahekultuuride kasvu, kui vahekultuur on külvatud siis augusti alguses või augusti lõpus, et ühel juhul on ta korralikult mullapinna ära katnud, teisel juhul on see taimik väga-väga niru, vaevalt ärganud. Et need fotod on tehtud nüüd enne vegetatsiooniperioodi lõppu, et siin on neil kasvada veel aega olnud küll, nii et see taimik ikkagi sügiseks on muutunud veidi kobedamaks. Ja siin on nüüd välja toodud siis biomassid sõltuvalt külviaegadest erinevatel aastatel. Ja kui nüüd neid graafikuid vaadata, siis tegelikult selgub ka see, et kõige väiksem biomassi vähenemine protsentuaalselt esimest külviaega võrreldes siis viimase külviaega on olnud kesaredisel ja keerispeal. Et nemad on siis kaks kultuuri, mida võiks külvata ka hiljem. Et kui me muidu eeldame, et see vahekultuur saaks maha kindlasti augusti esimesel poolel, siis neid kahte kultuuri saab külvata siis ka augusti keskpaigas. Ja siin joonistel ei ole siis sinepit, et valge sinep on ka selline, mis kannatab hilisemaid külve. Kõik kultuurid ei käitu kõikidel aastatel ühtemoodi, et need samad üheaastased ristikud, Aleksandria ristik ja inkarnaatristik, et kui 2017, kui oli see jahe ja hästi vihmane vahekultuuride kasvuperiood, siis Aleksandria ristik moodustas suurema biomassi ja temale sobis see paremini. 2018 vastupidi oli hästi kuum ja kuiv ja sellel aastal tegelikult inkarnaatristik just on saanud kasvueelise, talle on see sobinud paremini. Nii et hästi palju sõltub vahekultuuride kasv ilmastikust. Natukene vahekultuuride külmakindlusest ka ja just nende uute kultuuride külmakindlusest, mida me oleme siin nüüd 2017. aastast uurinud. Jõgeval meie doktorant alustas siis katsetega 2016. Ja kui rääkida kesaredisest, siis ta ei ela meil talve üle. Samas on ta väga hea vahekultuur, kuna seob väga palju toitaineid, surub hästi alla umbrohtusid, teraviljarohkes külvikorras katkestab haiguste, kahjurite tsükli ja teda saavad siis väga hästi vahekultuurina kasutada ka need põllumehed, kes teevad kas miniharimist või lausa otsekülvi. Et selline 5–7 kraadi ilma lumeta külma teda veel ära ei võta, küll aga talve jooksul siis vaikselt see taimik hävib ja nagu te siit pildilt näete, siis märtsiks on need taimed surnud, nad on sellised külmaga pehmeks läinud ja see põld jääb väga kergesti haritavaks, hästi kobe muld ja nagu te näete, siis see põld on ka täiesti umbrohu vaba. Ja teine uus kultuur, mille talvekindlust me oleme siin ka testinud nüüd mitu aastat, on talivikk ja talivikk on siis meie tingimustes täiesti külmakindel, et ka miinuskraadid rohkem kui 20 ei ole siis teda ära võtnud. Ja taliviki puhul on veel selline tähelepanek, et kui talivikk külvata augusti esimestel päevadel ja ta moodustab hästi suure biomassi juba sügisel, siis kui lumi tuleb külmumata maale ja see lumi on hästi paks, siis võib juhtuda, et
et see talivikk lume all haudub ära. Kui taimik on väiksem, biomass väiksem, siis seda probleemi ei ole. Ja talivikk siis kevadel esimeste soojade ilmadega alustab kohe kasvu. Nagu te siit pildilt näete ka, siis 22. märtsil tehtud pildil juure mügarad on juba ilusad roosad, nii et elu käib ja õhust lämmastiku sidumine käib ja biomass hakkab siis kasvama. Uutest kultuuridest veel Aleksandria ristik ja inkarnaatristik, siis meie tingimustes ei talvitu ja Aleksandria ristikut kahjustab seal juba paari kraadine külm. Vahekultuuride kasvatamine üksikliikidena ei ole võib-olla nii efektiivne, et seetõttu peaks koostama vahekultuuridest segud. Et segudel on mitu eelist, et kõigepealt nad moodustavad suurema biomassi kui puhaskülvid ja kindlasti nende segude kasvatamisel väheneb ka kasvatusriskid. Et on ju teada, et erinevad kultuurid reageerivad erinevalt mulla ja ilmastiku tingimustele, et kui üks kultuur ei taha ühel aastal kasvada, siis teine kultuur ikkagi tahab. Siis erinevad liigid segus täiendavad üksteist, kuna nad on erineva toitainete sidumise võimega ja erineva kasvukiirusega ja tagavad nii ka parema pinnakaetuse. Kui segusse võtta liblikõielised, siis nemad seovad õhulämmastikku lisaks ja kõrrelised segus liblikõieliste või ristõielistega parandavad siis biomassi süsiniku lämmastiku suhet. Et kui liblikõieliste ja ristõieliste biomass on sellise hästi kitsa süsiniku lämmastiku suhtega, et on väga kiiresti, väga kergesti lagunev, siis kui kõrrelised sinna juurde panna, siis see biomassi süsiniku lämmastiku suhe paraneb ja ta ei ole nii kergesti lagunev. Siis kindlasti, mida mitmekesisem on vahekultuuride segu, seda parem toit on see tegelikult mullaelustikule ja sellega me saame siis muuta mullaelustiku aktiivsemaks ja mitmekesisemaks. Segud on ka paremad umbrohtude alla surujad, et väheneb nii umbrohtude biomass kui ka liikide arvukus. Ja kindlasti vahekultuuride segude kasvatamisel suureneb ka erinevate haiguse tekitajate alla surumise võime. Ja segusse võetud liik peaks siis kindlasti olema hea lämmastikukoguja, et ta töötaks korralikult siis nii-öelda püüdjakultuurina, seoks mullast vaba lämmastiku, efektiivse veekasutusega ja kergesti kõrvaldatav, et ei muutuks umbrohuks järgnevas kultuuris. Ja me oleme siis uurinud väga erinevaid vahekultuuride segusid. Ja siin on nüüd segud koostatud nii, et nad sobiksid siis küünipõhisele harimisele, aga on segud ka minimeeritud mulla harimisele ja otsekülvile, et otsekülvile sobivad siis need segud, milles ei ole talvituvaid kultuure. Et näiteks segu 3, kus on siis kesaredis, Aleksandria ristik, keerispea või segu 6, kus on Aleksandria ristik, kaer, keerispea, et kaer segus moodustab sügisel väga korraliku biomassi, katab ilusti mullapinda ja talvel ta jääb selliseks mulčikiiks, et kaitseb väga hästi mulda, nii et ka kaera võiks vahekultuurina kasutada ja just segudes. Ja millised segud siis meil kõige paremini on siin erinevatel aastatel biomassi kasvatanud, et kõige stabiilsem ja parem biomassi moodustaja on olnud segu 5,
milles on siis talivik, kesaredis, keerispea ja Aleksandria ristik. Jällegi see Aleksandria ristik täiendab siis taimikut alarindes, ise ta väga suurt biomassi ei moodusta. Ja väga häid tulemusi on näidanud ka segu 1, milles oli siis talivik, keerispea ja talioder ja segu 9 taliviki, keerispea ja tatrast koosnev. Et jah, need on 3 segu, mis tõesti väga erinevates ilmastikutingimustes on suure biomassi andnud. Ja kui vaadata niisugust taimiku koostist segu 5 näitel, siis kõige konkurentsivõimelisemad liigid on olnud keerispea ja kesaredis. Ja kui nüüd minnagi selle konkurentsi peale, siis siin fotodel on ka näha, et keerispea ja kesaredis mõlemad on väga hea konkurentsivõimega ja jällegi siin paremal nurgas fotol keerispea on kõige suurem ja tugevam ja siis nendes tühikutes näeb ka üheaastaseid ristikuid. Et nemad siis ei ole hea konkurentsivõimega. Ja talivik siis, kui ta on näiteks segus keerispea ja kesaredisega, siis sügisel ta jääb sinna suhteliselt alarindesse, et mõned taimed siis ronivad mööda keerispea taimi ülesse, aga kui keerispea ja kesaredis talvega hävivad, siis kevadel alustab see talivik varakult kasvu ja täidab siis väga hästi oma ülesandeid vahekultuurina. Et vahekultuuride mõju uurida mullale, selleks läheb vaja aega, et mullas ei toimu ükski protsess väga kiiresti. Ja selleks on meil siis rajatud juba 2008. aastal pikaajaline külvikorrakatse. Ja meil on selles katses siis 3 mahesüsteemi, kus mahe 0 järgib lihtsalt külvikorda. Külvikorraks on oderristiku allakülviga ristik, talinisu, hernes ja kartul. Ja talveks jäävad siis selle välja 3 või selle põllu 3 välja taimikutta. Süsteemis mahe 1 külvatakse siis vahekultuuridena pärast talinisu koristust rukki ja rüpsisegu, pärast hernest talirüps ja pärast kartulit rukis. Ja nüüd viimasel paaril aastal me oleme siis kõikidesse vahekultuuri variantidesse lisanud ka tatart ja keerispead, et see sügisene biomass moodustuks kiiresti ja põllukaetus oleks parem. Ja mahesüsteemis mahe 2 kasutatakse siis lisaks vahekultuuridele ka komposteeritud sõnnikut normiga 20 tonni hektarile kartulile ja 10 tonni teraviljadele. Ja võrdluseks on meil siis tavasüsteemid, kus on sama külvikord, aga vahekultuure ei kasvatata. Nii et 3 välja 5 on talvel ilma taimikuta ja tavasüsteemides kasutatakse siis taimekaitsevahendeid ja tava 2 süsteemis kasutatakse ka lämmastikku normiga 150 kilo hektarile keskmiselt ja kasutatakse siis ka fosfor- ja kaaliumväetist. Tavanullis väetisi ei kasutata. Ja mida siis selle pikaajalise külvikorrakatse põhjal me saame järeldada? Et kõigepealt vahekultuurid on parandanud meil oluliselt mulla orgaanilise süsiniku sisaldust. Et kui me katset alustasime, siis mahe 2 süsteemis ja tava 0 süsteemis oli orgaanilise süsiniku sisaldus tegelikult teistest variantidest madalam. Ja nüüd siis selle 2 rotatsiooni läbimisel
Nagu te näete, siis mahe-2-süsteemis, kus on vahekultuurid ja sõnnik, on tegelikult see orgaanilise süsiniku sisaldus kõige suurem ja ka seal, kus on siis kasutatud ainult vahekultuuri, see mahe-1 on orgaanilise süsiniku sisaldus oluliselt kõrgem võrreldes näiteks tavasüsteemidega. Vahekultuuride kasvatamine külvikorras on parandanud ka mulla happesust. Et kui me katsega alustasime, siis mulla happesus oli seal kusagil 5,9 ja nagu näha, siis mahe-1 ja mahe-2 süsteemis on mulla happesus vähenenud ja tavasüsteemides, kus siis on taimekaitsevahendid, kus on suures koguses lämmastikku, seal see muld on muutunud just happelisemaks. Mulla muutused korreleeruvad ka väga hästi mullamikroobide aktiivsusega. Et mullamikroobid on siis hästi olulised tegelased toitainete ringlusesse jõudmisel ja väga mitmekesine mullaelustik surub siis alla ka taimehaiguste ja kahjurite populatsioonid. Ja nagu siit jooniselt siis näha, et jällegi seal, kus meil on vahekultuurid külvikorras, on ka mullaelustik oluliselt aktiivsem. Ja nagu siit näha, siis tegelikult tavasüsteemides, kus meil ei ole vahekultuure, aga me kasutame taimekaitsevahendeid, sünteetilisi taimekaitsevahendeid, siis seal on mullaelustik väga alla surutud ja see korreleerub siis jällegi selle eelnevaga, et kuna toitained ei jõua nii kiiresti ringlusesse, siis väheneb ka süsinikusisaldus ja muld muutub happelisemaks. Talviste vahekultuuride kasvatamise järgselt on paranenud ka mulla struktuur. Et kõige suuremad mullaagregaadid on just nendes süsteemides, kus on jällegi vahekultuurid ja sõnnik, sellelt ülemiselt jooniselt näete, aga vahekultuuride mõjul on vähenenud ka mulla lasuvustihedus, mis on jällegi hästi oluline näitaja taimejuurte leviku seisukohalt. Et tihedas mullas taimejuured ei saa areneda, seega väheneb siis ka toitainete sidumine. Siis vahekultuuride mõjul kasvas mullaosakeste veesidumise võime ja see tegelikult muudab mulla vastupidavamaks põuale. Et orgaaniline aine mullas on ju see, mis tegelikult vett kinni hoiab. Ja vahekultuuride mõjul suurenes siis ka mullaosakeste vee läbilaskevõime, et suurte vihmavalingute ajal vesi ei jää siis lompidena põllule, vaid läheb ilusti sügavamatesse mullakihtidesse. Talvised vahekultuurid vähendavad põllul ka umbrohtumust, et nad pakuvad siis umbrohtudele otsest konkurentsi nii elupaiga vee, toitainete kui ka päikesevalguse suhtes, aga nad mõjutavad umbrohtusid ka allelopaatiliselt või avaldavad fütotoksilist mõju. Nii näiteks talirukki juure eritised pärsivad väikeseseemneliste umbrohtude idanemist. Ja meie katse on ka näidanud seda, et kuigi see talirukkis ei moodusta väga suurt biomassi, siis umbrohtumus on talirukkiga süsteemides kõige madalam ja ilmselt tuleneb see just sellest juure eritiste fütotoksilisest mõjust. Ja kui siin joonisel nüüd vaadata, siis mahe-0, kus vahekultuure ei kasvatata, on umbrohtumus oluliselt kõrgem võrreldes nende süsteemidega, kus meil vahekultuurid on külvikorras sees. Ja talviste vahekultuuride selline mõju umbrohtudele kestab siis ka põhikultuuris.
et nagu te näete, siis siin see keskmine, külvikorra keskmisena, seal, kus on jällegi vahekultuurid, on umbrohtumus madalam kui seal, kus vahekultuure ei ole. Ja siit jooniselt on näha ka, et umbrohtumus on hästi madal odras. Et oder muidu ei ole väga suure konkurentsivõimega, aga seda odra umbrohtumust vähendab siis tegelikult listiku allakülv, et jällegi üks võimalus umbrohu vähendamiseks. Talvised vahekultuurid soodustavad siis ka tegelikult kasulikke röövtoidulisi putukaid. Ja meie oleme siis uurinud jooksiklaste arvukust siin katses ja nagu näha, siis vahekultuurid koos sõnnikuga suurendavad nii liikide arvu kui ka suureneb siis jooksiklaste arvukus. Ja jooksiklassed jällegi olulised näiteks lehetäide populatsioonide vähendamisel, aga jooksiklassed ka teatud eluperioodil toituvad umbrohu seemnetest ja vähendavad sellega umbrohtumust põllul. Vahekultuuride mõju järgneva kultuuri saagile sõltub sellest, millist vahekultuuri kasvatada ja sõltub ka sellest, kui suure biomassi see vahekultuur suudab moodustada. Ja siin on üks näide siis 2017. ja 2018. aastast, et 2017 oli see sihuke halb aasta igasuguste kultuuride kasvatamiseks ja sellel aastal tegelikult siis vahekultuuride nii-öelda usutavat mõju ei olnud. Et kui neid tulpasid vaadata, siis vikil ja kesaredisel võib-olla väike mõju on olnud. 2018 mõlemad moodustasid korraliku biomassi ja nagu te näete, siis ka suviodra saagile on see mõju avaldanud ja suviodra saak on siis 2018. aastal oluliselt suurem nende kahe vahekultuuri kasvatamisel olnud. Ja vahekultuuride mõju tuleb just eriti hästi välja sellistel põuastel aastatel, et kuna vahekultuurid jätavad mulda üsna palju orgaanikat, siis enne ma ütlesin ka, et see orgaanilise aine sisaldus on hästi oluline mulla vee sidumise seisukohalt ja sellistel ekstreemsetel aastatel, põuastel aastatel siis just taimed saavad sellest orgaanikast vett kätte, kui mulla mineraalosa on juba täiesti ära kuivanud. Ja seetõttu ka mahesüsteemides, kus on orgaanilise aine sisaldus suurem võrreldes tavasüsteemidega, on olnud just saagid paremad nendel aastatel. Nüüd, kuna taliviljade kasvupind muutub järjest suuremaks meil, et kui vaadata Statistikaameti numbreid, siis sellega seoses suureneb tegelikult vajadus kasvatada vahekultuuri ka suvel, et valmistada põld siis taliviljade külviks ette. Ja suvise vahekultuurina tehaksegi siis külvid kevadel. Et kevadel teraviljakülvidega samal ajal ja võib siis võtta sinna segusse väga erinevaid vahekultuurideks sobivaid liike, et nendeks võivad olla siis suvivik, inkarnaatristik, õlirõigas, päevalill, Aleksandria ristik, aga ka keerispea ja need haritakse siis mulda taliviljade külvi eelselt. Ja suvised vahekultuurid on siis ka hea alternatiiv mustkesale. Et mustkesa kasutatakse tavaliselt umbrohutõrje eesmärgil just väga umbrohtunud põldudel, kus
mahetootja ei saa enam muud moodi umbrohtudest jaguga. Seal on siis hakanud levima problemaatilised umbrohud või on palju seemneumbrohtusid, aga näiteks köögiviljakasvatajad just kasutavad viimases hädas seda võtet. Et mustkesa on mulla seisukohalt kõige halvem variant. Et me saame küll mustkesaga umbrohud kontrolli all hoida, aga iga harimiskorraga lagundatakse huumust, toitained mineraliseeruvad, keegi neid seal taimede poolt ei kasuta ja need toitained tegelikult siis kas leostuvad või lenduvad ja samas iga mulla harimisega rikutakse ka mulla struktuuri. Nii et see suvine vahekultuur on väga hea alternatiiv mustale kesale. Ja suvise vahekultuuri saab ühildada ka meetaimede kasvatamisega, et selleks võib siis kasvatada näiteks segu kurgirohust, keerispeast, tatrast, et jällegi kõik 3 liiki sobivad hästi vahekultuuriks, nad on head meetaimed, neil ei ole põllukultuuridega sarnaseid haigusi ja kahjureid ja moodustavad suure korraliku biomassi ja annavad ka hea meesaagi. Et selline korjetaimede segu sobib siis hästi suviseks vahekultuuriks. Ja see vahekultuur või korjetaimede kultuur lõpetab siis enam-vähem õitsemise selleks ajaks, kui me hakkame talviviljale põldu ette valmistama. Ja kokkuvõtteks siis, et külvikorra mitmekesistamine erinevate haljasväetiskultuuridega on väga oluline ja neid peaks kasvatama siis külvikorras regulaarselt, et parandada taimede toitumist ja mulla omadusi. Mitmekesine külvikord ja aastaringne taimkate aitavad säilitada ja parandada mulla elustiku mitmekesisust ja nende kasvatamisel paraneb siis ka mulla elustik maapinnal. Vahekultuuride regulaarne ja pikaajaline kasvatamine võib suurendada põllukultuuride saaki, aga seda siis eeldusel, et nad moodustavad suure biomassi ja seega suurendavad siis mulla orgaanilise süsiniku ja ka lämmastiku sisaldust. Ja vahekultuuride kohta on salvestis siis agrofanatica.ee lehel ja vahekultuuride kohta saab infot lugeda siis ka mullakaitse klastri kodulehelt ja 2018. aastal sai koostatud ka üks vahekultuuride inforaamatuke, mis on üleval siis Maheklubi kodulehel, et saate põhjalikumalt uurida nende kohta ja tänan teid kuulamast.